Tähelepanu, Nice alustab uut hooaega ja 2020. aasta esimeseks saatekülaliseks on meil Porsche Taycan. Võis arvata ju, et Porsche 911 on tippude tipp, ega sellest midagi paremat enam tulla ei saa, aga tuli, Taycan on kohal. Ja võis arvata, et no, kui see Taycan tuli, no ilmselt on siis mingi V800 mootoriga, mingi bensiinipõletaja. Mina ka arvasin nii, aga sarnaselt, aga see on täielik vale arusaam. Tegelikult on tegemist hoopis elektriautoga ehk tulevikuautoga. Tere tulemast taas vaatama Nice Luxury proovisõitu. 2 püsimagnetiga sünkroonmootorit arendavad Taycani võimsust 560 kW ehk 761 hobujõudu ning paigaldvõtusüsteemi abiga katapulteerute 0-100 kõigest 2,8 sekundiga. Aku 800 voldise siis tööpinge tagab kuni 270 kW laadimisvõime. 5 minutiga on võimalik teda laadida juba nii palju optimaalsetes tingimustes, et oleks võimalik taga sõita juba 100 kilomeetrit lausa. Ees asub tal siis 81 liitrine paki ruum ja taga siis kogunisti 366 liitrine, nii et saate nagu ikkagi midagi kaasa võtta. Ja tal on digitaalne näidikuplokk, mis on 16,8 tolline lausa. Ja sisu näeb välja täiesti digitaalne ja mehaanilise nuppe on seal väga vähe järgi jäänud. Tal on siis 4-osalised LED esituled, külje peal on need õhutusavad ja 3-järguliselt avanev tagaspoiler. Juhiiste on võimalik reguleerida siis 18 eri suunas, kui te vähegi soovite. Ja sõidurežiimide valik on tal muidugi olemas ja ka 4-tsoniline kliimaseade. Tal on siis ka veebipõhine navigatsioonisüsteem ja 10,9 tolline armatuurlava keskel olev siis näidikuplokk ja siis tal on ka olemas Apple CarPlay, kuid Android auto miskipärast nagu puudub ehk Androidiga teda ühendada ei saa, nii et Porsche ostmine ikkagi eeldab ka seda, et sul on iPhone juba olemas. Tal on õhkvedrustus, adaptiivne muidugi ja tagarataste ka pööramine, aga see pole muidugi nelikvedu ja kurvi stabiliseerib ta ja see parandab sõidudünaamikat. Adaptiivne püsikiiruse hoidja muidugi tal täiesti olemas ja väga turvaline auto ja sõiduraja siis hoidmissüsteem ja ummikusõidu abisüsteem ja ka siis selline huvitav asi nagu öönägemissüsteem. No mida see tähendab siis? No see tähendab siis seda, et tal on siis infrapunakaamera, mis aitab teil öösel siis väga hästi näha, nii et ka öösel saate temaga siis sõita isegi võib-olla paremini kui päevases valguses. Ja no hinna poolest võiks arvata, et kui juba 911 on juba hirmkallis, no see Taycan maksab, ma ei tea, mingi 500 000, kuigi tegelikult ei ole nii, et ta saab juba kätte all kõigest 5840 euroga. No see pole küll mingi kõigest hind, tõesti ta pole odav hind, aga noh, võrreldes teiste konkurentidega on ta üsnagi, kuidas öelda, normaalne hind. Selline on tuleviku sportauto Taycan. Võib-olla pole ta mitte päris selline 911 järgmine samm, võib-olla ta on pigem siuke Porsche uus ja uhke elektriauto. Kuid muidugi astub ta 911 kanna peale ja ka kannast üle, ma arvan. Selline on Porsche Taycan, meie kohtume teiega juba nädala pärast.